Tere kõigile, et minu nimi on siis Airi Lisson-Kruus, ma olen Rahvaraamatu turundusjuht. Et kui me Mikuga rääkisime sellest, mida mina täna räägiksin, siis ma kohe ka hoiatasin, et tegelikult meil on uudiskirja tiim ja uudis, ma kohe räägin sellest ka täpsemalt, aga et tegelik inimene, kes igapäevaselt uudiskirjad tegeleb, istub ka täna meil siin saalis, aga ta lihtsalt ise ei saanud rääkida, tema nimi on Ingrid, ta on Rahvaraamatus siis uudiskirjad tegelev inimene alates eelmisest aastast. Ja seepärast mina räägiksin võib-olla sellist nagu kontseptsiooni osa, et kuidas meil enne oli ja kuidas meil hiljuti on olnud ja miks niimoodi on olnud ja siis võib-olla siis tõesti ka sellest, et mis on siis mõned raskused olnud ja mida me oleme õppinud. Aga kõigepealt siis taustaks. Rahvaraamat on siis Eesti suurim raamatumüüja, küllap kõik teavad, et täna me oleme siin Apollo saalis, mis on Eesti suurim meelelahutaja, nii nad vähemasti ise ütlevad, et meil on päris pikk ajalugu, me oleme üle 100 vanune ettevõte tänaseks, ehk et meil on küllalt palju traditsiooni selja taga ja meil on küllalt palju erinevaid aegasid olnud firmas. Ja me ise hästi väärtustame ka seda, kuidas me oleme olnud ja ehk et meil endal meeldib öelda, et me oleme selline traditsiooniliselt innovaatiline ettevõte, et me ülepeakaela liigutusi ei tee, vaid just ikkagi püüame meelde tuletada seda, mida kunagi juba Gustav Pihlakas soovis, et kui me alati uuendame, siis me mõtleme ka selle peale, et kuidas säilitada siis see mõningane vana pool. Aga tänaseks on meil siis 10 kauplust ja mida võib-olla nüüd on küll hakatud järjest rohkem väärtustama, aga mida siiski väga palju ei teata, et lisaks raamatute müümisele tegeleme me väga palju ka igasuguste, kas öelda aktsioonidega, aga kõikvõimalike muude tegevustega, et näiteks me küsime regulaarselt staaridelt raamatusoovitusi. Meil on oma videosari olemas, me toome ka rahvusvahelisi kuulsusi, et mõnda neist ilmselt teavad ka, et Mart Juur on meil praktiliselt igapäevane külaline Rahvaraamatus, me vahel ise naljatame, et ta elab Viru keskust. Ehk et meil on selliseid tegevusi, et lisaks raamatutele me oleme pildis ka paljude muude asjadega. Ja mis meil nagu veel on olnud, et meil on hästi suur püsikliendi baas, et meil on üle 200 000 püsikliendi üle maailma. Et muidugi kõige rohkem Eestis, aga regulaarselt loetakse ka meie uudiskirju näiteks Austraalias või siis Ameerikas. Et see püsikliendi baas iga aastaga suureneb ja täieneb, et näiteks eelmisel aastal suurenes ta lausa 5% võrra. Ja 10 poest võib-olla kõige selline kiirem ja liikuvam on siis meie veebipood, kus me ka kogu aeg areneme, et need inimesed, kes infot saavad, käivad päris sageli meie veebipoest. Et iga 10 sekundi tagant on meil siis üks uus klient väidetavasti. Ja eelmine aasta olime ka lisaks igasugustele aktsioonidele, olime pildis näiteks Rahvaraamatu uue äpiga, et võin siia kõrvale kohe näidatagi väikse äpiklipiga, millel vist häält. Olen tegelenud juba üle 8 aasta. Tänu spordile saan ma väga palju reisida ning tee peal raamatuid lugeda. Eriti mõnus ja mugav on lugeda Rahvaraamatu uuest äpist, kus lisaks raamatutele on palju muud põnevat. Näiteks saad sealt vaadata ka minu lemmikraamatute nimekirja. Tõmba äpp alla ja tšeki järgi. Ehk et äpiga tulime me välja eelmisel aastal ja ka äpis on meil nii-öelda uudiskirjad, et me saadame regulaarselt selliseid kiireid pakkumisi ka sõnumina või siis nagu äpi hoiatustena või notificationitena. Aga kõikidest nendest turunduskanalitest, mis meil on ikkagi vaieldamatult kõige efektiivsem uudiskiri. Ja see oli, mina ise minu enda taust on see, et ma olen ajakirjanik, olen töötanud suhtekorraldajana ja läksin üle aasta tagasi Rahvaraamatusse, kui ma sinna tööle läksin, siis öeldi, et uudiskirjaga tegeleb meil üks inimene, et edaspidi võid ka sina seda teha, aga põhiliselt teeb seda sekretär, et sa lihtsalt ütle talle, mis sinna peaks nagu sees olema. Ja samal ajal konkurentsitult kõige suurem ja kõige loetavam
paarisaja tuhande kliendiga turunduskanal selgelt ongi uudiskiri, ehk et kui me saadame välja uudiskirja, me näeme, et kohe toimuvad liikumised ka teistest kanalitest veebis, et millest tulenevalt me hakkasime mõtlema, et kuidas seda asja paremaks teha, et tänaseks on olukord muutunud, see hakkas muutuma eelmisel aastal, et tuli siis meile tööle Ingrid, kes ka tegeleb tegelikult sotsmeedia ja muude e-teemadega, aga siis otsustasime, et me hakkame regulaarselt uudiskirjadele nagu aega pühendama. Ja tänaseks on seis selline, et meil on igal esmaspäeval uudiskirja koosolek, see on selline, ise alati meeldib natuke võrrelda seda toimetuste koosolekutega, sest see on niisugune tugev teemade andmine, et ühest küljest me räägime läbi need raamatud, mis tulevad, mis on tulekul, mis parajasti kõige rohkem meedias pildis on, et alati me teame, et kui näiteks mõnest raamatust räägitakse teles rohkem või mõnest autorist, siis kindlasti ka vastavalt ostetakse neid rohkem, ja esmaspäeva hommikul me paneme kõik plaanid paika, et mis teemad selle nädala uudiskirja panna, ja uudiskirjasid on meil tegelikult isegi, ma nüüd siin vist välja, isegi nagu rohkem kui üks, et me pühendame palju aega ka sellele, et kuidas sihtida uudiskirja, et igal nädalal siis me vaatame ka läbi selle, et kuidas läks eelmiste uudiskirjadega, et vaatame, et kuidas oli vaadatavus, kuidas oli avatavus, et kui palju oli opt-out'i, seda tavaliselt ei ole väga palju, ja sinna koosolekutele on lisaks turundusele kaasatud siis ka ostuinimesed, nii eesti kui venekeelne ost käivad seal, käib siis näiteks ärikliendi haldur, kellel on ka ärikliendi uudiskiri, et igal nädalal siis esmaspäeval me kogume need teemad kokku ja need alati, see on meil nädala soovitusraamatud näiteks, ja see alati ei lähe üldse kergelt, sest sageli on igal erinevad arvamused, aga vähemasti me kuuleme need arvamused kõik korraga ära ja saame selle põhjal teha nagu õige asja, et meil on, ja soovitavalt käib ka meil on 10 poodi jaemüügijuht, et näiteks nagu alati on teema sellega, et kui me pakume poodides näiteks mingit ootamatut lahendust või allahindlust, et ka poed jõuaksid sellest osa saada, sest sageli on see, et kui me ei suuda piisavalt poodidele kommunikeerida, mis tuleb selle nädala uudiskirjas, siis näiteks tullakse Pärnu kauplusesse telefon käes või isegi välja prinditud uudiskiri käes, öeldakse, et oi, teil on siin 1-eurosed raamatud, kus need on, ja siis kui Pärnu kauplus ei suuda selle reageerida, kui need raamatud on kuskil laiali, nad pole neid ühte kohta kogunud, siis on jälle kliendid närvilised, nii et püüame siis kõikide osapooltega arvestada. Ja mis me ise oleme õppinud selle aastaga on kindlasti see, et kõige olulisem on pealkiri, et pealkiri peab olema lihtne, selge. Mina ensi ajakirjanikuna alati ütlen, et võiks olla tegusõnu ka pealkirjas, aga ma saan aru, et see ei ole väga, väga oluline. Ja pealkirjadega on ka see, et loomulikult kõik uudiskirjad ju alati on kõige rohkem keskendunud müügile, et me kõik oleme müügiettevõtted. Aga seda, et kui palju sa ikkagi müügi kõrval ka sisu paned paika, et see on ka jällegi strateegia, et nagu seda saab planeerida, seda me ka esmaspäeviti teeme, et näiteks, et rohkem arusaadavatel põhjustel tuleb müügiga tegeleda kuu lõpus, kui palgapäevad on kuu algul, siis samal ajal kuu algul saab siis nagu tegeleda võib-olla siis siuke sisuteemadega rohkem. Inimestele väga meeldivad üllatused või sellised ootamatused, mis just siis oma sisu tootmise, oma sisu uudistena. Et oleme õppinud seda, et kuigi vahel on jube mõnus panna selline pealkiri, et kõik teevad selle uudiskirja lahti, aga kui see, mis seal uudiskirjas sees on, pole 100% see, mis on pealkiri, siis pigem ärritame me sellega inimesi ja võib-olla tulenevalt sellest, mida me müüme, ehk me müüme raamatuid, siis meie lugejad on ka üpris sellised, nad kirjutavad vastu, et ma saan aru, et Ingrid tegeleb alati pärast põhiuudiskirja saatmist pool päeva siis vastustega, et eriti palju kirjutatakse vastu siis sünnipäeva, meil on ka sünnipäeva uudiskiri, et sünnipäeva uudiskirja puhul tänatakse, aga samamoodi kirjutavad meile õpetajad, kui mõni kirjaviga on sees, et siis me suhtleme nendega, et see sugugi ei ole selline, et me saadame selle uudiskirja välja ja kõik, vaid toimub selline kahepoolne kommunikatsioon, nii palju kui meil jõudlust on, et üpris palju küsitakse ka tõesti praktilises, et ma sooviksin selle raamatu osta, kuidas ma seda saan osta, et alati, kuigi meil on hästi lihtne e-pood, et alati on ka neid, kes täpselt aru ei saa ja tahaksid sellist otsest juhatust, et siis me tegeme nende juhatamistega. Ja veel üks, võib-olla siin lõppu ma panin näitena, et meil
alates eelmisest aastast on meil ka vene uudiskiri, mille siiamaani mõtlesime, et peaks tegema, aga see oli jälle selline mõtlemise koht, et nüüd siis meie ostust üks vene neiu tegeleb, kes saadab siis vene uudiskirja ja me näeme, et seal on olnud päris suur nagu liitumiste kasv, et inimesed samamoodi suhtlevad, aga see, et me suudame pakkuda neile neid huvitavat uudiskirja ja samamoodi sisuteemadega, et näiteks kui meil tuleb mõni vene autor Eestisse, et kes ta on, või Venemaal on mingi raamatpopp, sest me müüme ka väga suurt hulka erinevaid vene raamatuid, erinevaid pealkirju, et meil on nad ka tavaliselt popimad vene raamatud meil müügil, et see on täiesti selgelt näha, et venelased ka ootavad see uudiskirja, et teed ainult eestlastele. Et sellest, et see neiu meile tööle tuli ja hakkas tegema, sellest on ka hästi suur abi olnud. Ja siis mina hästi nagu pooldan ise ka sisuturundust, et eelmine aasta meil oli mitmeid sisuprojekte. Ja vähemasti ma ei saa ütelda, see on nagu ainus asi, miks uudiskirju mitu nädalat avati hiljem, et küllap see on ka sellest meie toote eripärast, et raamat ongi selline asi, mis erinevalt vorstist võib-olla ei lähe nii kiiresti halvaks, et inimene korra mõtleb ja siis paari nädala pärast mõtleb, et tulen ja vaatan uuesti, ikkagi ostan selle ära, et meil avatavus on ka mis on hästi huvitav, et me saadame iga nädal uudiskirju, aga inimesed avavad just paari nädala vanuseid uudiskirju samamoodi, aga siis lihtsalt paar näidet, mis me tegime. Näiteks me olime eelmisel aastal Arvamusfestivalil, kus me tegime nii esmaesitlusi kui ka müüsime raamatuid. Et sellest me ka uudiskirjas rääkisime juba ette, et on tulemas, et Mart Laar tuleb ja Marju Lauristin tulevad esinema meile. Või siis näiteks võitsime Inglismaal eelmise aasta augustis päris suure auhinna, et see oli täpselt uudiskirja sisu teema. Või siis avasime Tallinna lennujaamas Rahvaraamatu värava erinevate kirjanike siis püstidega, et Sofi Oksanen käis avamas. Et need kõik teemad leidsid ka kajastust uudiskirjas, ehk et me kogu aeg otsese raamatute müügi kõrval me üritamegi siis inimestele pakkuda sellist meelelahutuslikku ja sisu tootmise poolt. No ja siis on meil ka muidugi videosari, mis alati jõuab uudiskirja, et erinevad staarid käivad siis lugemas raamatuid ja siis räägivad oma elust lõbusaid lookesi juurde. Et selle sarjaga me ka eelmisel aastal alustasime ja seda me kasutame mõtteliselt ka, paneme tavaliselt raamatute juurde need videoklipid, et see inimene soovitab seda raamatut, et vaadake sarja, samamoodi uudiskirjas kasutame seda ära. Aga kui täpsemalt rääkida, mis uudiskirjad meil on, siis ongi kõige suurem on siis iganädalane püsikliendile mõeldud uudiskiri, mis ka varem enne siis seda, kui me hakkasime muudatusi tegema, ilmus suht suvalistel aegadel, et vahest saadeti nagu laupäeval isegi, et ma kujutan ette, et see pigem toimis selliselt, et kuidas nagu inimestel firmas aega oli, et uudiskirja puhul küllap kõik teavad, seda on oluline see, et inimene harjuks mingil ajal, et tema postkasti satub selline asi, et mida rohkem sa suudad oma lugejat harjutada mingi konkreetse kirjaga konkreetsel päeval, seda parem on see pikas perspektiivis. Siis venekeelsest kliendist rääkisin, et samamoodi on meil päris oma sihtgrupp ja see on ka järjest kasvav ja päris suur, on e-raamatu uudiskiri, mida me saadame ka kord nädalas välja. Ja e-raamatu uudiskirja loogika on selle, et neid saavad need inimesed, kes on ostnud e-raamatu. Ehk et seda me kõigile ei saada, vaid saadamegi neile, kes on juba ostnud e-raamatu. Et siis on meil ärikliendi uudiskiri, mis ilmub üle 2 nädala, et siis ärikliendi haldur siis saab oma sõna alati sekka ütelda, et mis võiks kas kingitused või mis parajasti millised pakkumised ärikliendile võiksid olla. Et sünnipäeva uudiskiri toimib meil väga hästi, et selle loogika on siis see, et me saadame samal nädalal, kui on sünnipäev, saadame siis väikse soodusprotsendi, et palju enne sünnipäevaks. Et sel nädalal on meie tooted sulle siis soodsamad 10%. Ja see uudiskiri on hästi selline, alati tekitabki hästi palju positiivset emotsiooni ja ma saan aru, et sellele vastatakse päris palju. Ja samamoodi siis sihitud uudiskirjad, mida me püüame järjest rohkem teha, et näiteks inimesed, kes on ostnud Mart Laari raamatu, et neile me saadame, et on uus raamat väljas. Või siis, kes on ostnud
halli varjundeid neile me näiteks saatsime, et on Grey raamat tulekul, et ehk et inimestel, kes on juba ostnud sel sarnasel teemal raamatuid, et neile siis saadame ka suunatud pakkumisi. Ja just see valdkond on see, mida me hakkasime eelmisel aastal tegema, mida me enne üldse ei teinud, et millega me tahaksime järjest rohkem tegeleda, et me ise näeme, et sihitud ja suunatud uudiskirjad, see on kohe näha, et nad töötavad palju paremini ja see tähendab seda, et me ei reosta kõikide inimeste postkasti, ja neid tagasiside on olnud hästi positiivne. Ja siis koostöös Mailbow'ga muudkui aga sihime ja suuname järjest rohkem, et ega siin muud ei olegi, ja siis lõpetuseks siis väike pakkumine, Mikk ütles, et võib nagu turundada oma asju, siis kes soovib täna osta turundusraamatuid, saab seda teha koodiga Mailbow 15% soodsamalt. Kellel juhulsikult hakkab natukene igav, kuigi ma kujutan ette, et loengud on kõik siin nii põnevad, et selleks ei ole aega. Aga küsimusi ehk? Mul on üks täpne küsimus. Kas sa võiksid niimoodi siit täiesti improvisatsiooni korras öelda ühe eriti hea uudiskirja pealkirja, mis avatakse suhteliselt kindla tõenäosusega? Sa võid öelda, et kui sa sellise pealkirja paned, siis kindlasti avatakse väga hästi. See vastus tegelikult ongi hästi lihtne, et alati avatakse mida parem on soodusprotsent, mida Eesti inimene ikkagi, vähemasti raamatute puhul, ta ikkagi vaatab väga selgelt rahakotti, et kindlasti avatakse väga hästi näiteks, et hinnad alates 1 eurost on see kindla peale hitt, absoluutselt, aga no me ise ei taha seda liiga palju teha, et me tunnetame seda, et kusagil on ka piir, et me nagu väga selgelt küll me pakume soodustusi, vabariigi aastapäeva soodustus või nagu püüame neid nii-öelda olenevalt, mis parajasti päevast on või mis kuupäev on, või mis sõbrapäeva eripakkumised, et eripakkumised töötavad ka väga hästi. Ja siis teine asi, mis muidugi ikkagi paneb avama, on just nimelt see kuulsused, et mida tuntum nimi on pealkirjas, seda paremini kindlasti avatakse, et see on täiesti, Mart Laari kindlasti avatakse väga hästi, et seal ei ole üldse kahtlust ja samamoodi ka Andrus Kivirähk, kes tegelikult on ju juba aastaid olnud number 1 Eesti kirjanik raamatumüügi mõttes, et tema raamat, kui siin tema panna pealkirja, siis teda avatakse väga hästi, siin täna, et mis on teie siis uudiskirjade avamise protsent ja kui te teete sihtimist, kas siis on näha, et läheb see sedavõrra paremini? Sihtimisprotsenti, ma ütleks, et see on kusagil 20 piiri peal on vist tavaline ja sihtimisega on natuke kõrgemal, et kuna meil on tegelikult mass, kes taga on päris suur, et me ei saa eeldada, et kõik need paarsada tuhat inimest iga uudiskirja lahti teeksid ja see ei olegi eesmärk omaette, et pigem ongi see, et inimesel jääb see postkasti, et ta ei kustuta ära, et meil opt-out on ikkagi päris väike, et me teame, et ta võib-olla mingil hetkel otsib seda raamatut ja tal tuleb meelde, et on Rahvaraamatu uudiskirjaga postkastis või tahab midagi osta, tuleb meelde, et kas neil on olnud sooduspakkumisi, et ma vaatan, äkki on parajasti midagi, et tuleb tagasi selle juurde, ma tegelikult vahepeale, kui Mikk ütles, mul jäi veel enne rääkimata, et millised on meie nagu möödapanekud eelmisel aastal, et eks need nagu uue asja tegijatel on ka möödapanekuid, on see, et meil oli päris keeruline oli see või selline huvitav hetk, kus me saatsime kogemata kombel, kui me alustasime Vene uudiskirjadega, saatsime Vene uudiskirjaga paraku oma Eesti püsikliendile ja sellest muidugi opt-out'e ka natukene tuli ja me saatsime kohe sinna otsa vabanduse ja vabandasime, et see on palun vabandust, et me tegelikult oli see suunatud Vene Rahvaraamatu kliendile ja huvitaval kombel see, et me saatsime selle vabanduse, tõi vastupidi nagu positiivset vastu, et osad inimesed kirjutasid vastu, ütlesid, oi, väga tore, et meie ei teadnud üldse, et teil uudiskiri on, aga tore, et teil on eestikeelne, näe, isegi venekeelne on ka, et kuidagi see julgus vabandada ja vahel see, et sa nagu, kui sul selgelt viga on see ja sa tahad tähelepanu tõmmata, siis see saatagi selline viisakas vormis parandus tegelikult halva asemel toob isegi nagu head, et tõmbab selle teemale rohkem tähelepanu. On äkki kellegi veel mingeid küsimusi? Jah, sa rääkisid, et enne saatis välja seda uudiskirja sekretär, et mis on ilmselt tüüpiline juhatuse assistent, kui täpsema olla, ta siiski päris sekretär ei olnud. Võib-olla ka büroo juht, mis tüüpiline olukord Eesti ettevõtetes. Kuidas veenda siis ettevõtet, et uudiskirjast on kasu? See ongi päris keeruline, sest kes iganes seda tegema hakkab, et sinna kulubki teatav hulk aega, et saan aru, et meil on kuskil pool päeva on selline tehniline töö uudiskirjaga, ühe uudiskirjaga. Et see tähendabki seda, et enne kui sa nagu lihtsalt lähed
firmajuhi juurde rääkima, et noh, et see sekretär ikka teeb neid kirjavigasid sisse ja ta ikka üldse ei ole loov ja ma küll anda teemad ette, et enne peaks pigem nagu välja pakkuma ka lahenduse. Et meie puhul toimis lahendus kuidagi iseeneseslikult, et õnneks meil on selline hästi noor ja aktiivne arendusjuht ja me koostöös temaga nagu leidsimegi, et mõneti on see muidugi minu ülesanne, aga teisest küljest ma tean, et ja ma ise olen enne ka, ma tegelikult töötasin enne Tallinna Ülikoolis, tegin Tallinna Ülikooli uudiskirju päris pikalt 2 korda nädalas, et ma tean, et see on suur töö ja sellest tulenevalt ma tean, et seda saab nagu sisukalt teha, et uudiskirjal ja uudiskirjal võib olla väga suur vahe, kui sa tahad teha sisukat uudiskirja, siis inimesed hakkavad seda üpris peatselt aru saama, et kuidagi selle arendusjuhiga me saavutasime kokkulepet, esiteks meil juhtus ka firmas see, et algul istus turundus kusagil kontori ühes otsas ja siis veebiarendus istus nagu kontori teises otsas, et me ka nagu reaalselt kolisime sama tuppa kokku, et ühendasime mõtteliselt oma tiimid, et samamoodi turundusspetsialist tegeleb ka päris palju e-turundusteemadega ja kuidagi ka ülejäänud firma ütleb, et meie toas alati sünnivad kõige kiiremad ideed, sest meil ongi see nagu kogu see power, üks mõttepower on nagu, et mingi mõte sünnib, siis me kohe hakkame seda edasi arendama, aga ma arvan, lühidalt võttes peaks mõtlema just sellele, et kuidas seda olukorda lahendada, et sellest, et sa lähed räägid, et sihuke mure on, et sellest on tegelikult nagu vähe abi, et kui sa suudad ise mingi lahenduse välja mõelda, et täpselt see, et kui sa tunned, sa ise ei suuda teha, et alati on variant tõesti kaasata veel inimesi ja regulaarseid koosolekuid teha. Need regulaarsed koosolekud on tõesti, meie puhul on nad nagu väga suureks abiks olnud, et seal tavaliselt esmaspäeva hommikuti ja me räägime kõik muud teemad seal läbi, et tegelikult me saame kõik nagu, mis toimus nädalavahetusel või mis toimus eelmisel lõpul, ka andmete mõttes vaatame üle, et kuidas läks eelmistel uudiskirjadel, kuidas on muud teemad, mis esitlused tulevad, mis on ostuluud, mis on uue põnevad raamatud, hitid tulemas, et tegelikult ongi ta selline nagu teema koosolek sõna otseses mõttes, ma arvan, et sellest on igas ettevõttes päris palju abi, et alati mitu pead on minu loogika, Aga siis tulemuslikkuse mõõtmine käib läbi siis nende klikkide või kuidas sa näitasid või kaua see aega üldse võttis, et näidata, et näed, uudiskiri läks nüüd välja, et nüüd on meil nagu selline reach ja me kindlasti vaatame avatavust, see on hästi oluline, aga me vaatame ka käibenumbreid sõna otseses mõttes, et Google Analyticsiga me igal nädalal väga selgelt vaatame ja me näeme väga suuri käibehüppeid uudiskirja päeval ja uudiskirja järgsel päeval. Et kui me seda graafikut vaatame, et nädal, siis on pomm, siis on jälle vedasi. Ja see on väga selgelt näha nendest sellest ka minu väide, et uudiskiri on meie kõige mõjuvam turunduskanal ja uudiskirjale tasub tähelepanu pöörata. Küsiks vahel, et kas sa väidad seda, et uudiskirjaga te toote rohkem raha kui sotsiaalmeediaga? Meie oma kogemustest küll saame seda, ma vaatan, et Ingrid noogutab mulle just, et oma kogemustest me kindlasti saame seda, kuigi me pöörame ka päris palju Google'is, teeme reklaami ja Facebookis näiteks mängud töötavad meil ülihästi, tooteks raamatumängud ja ka muud mängud, aga lihtsalt meie oma käibes näeme sellest nagu väga reaalset kasu, et kui me uudiskirja mõnel nädalal ei tee, siis me seda piiki nagu ei näe seal, et siis ta on selline pigem nagu ühtlane. Muidugi mõjutavad ka sooduskampaaniad, meil on hästi palju, pidevalt on meil kampaanialauad, mis tähendab, et kirjastused pakuvad oma raamatutele regulaarseid soodustusi ja muidugi mõjutavad ka need müüki, aga nad ei mõjuta seda nii hüppeliselt. Ja üks raamat näiteks, tuleb mõni väga hea raamat, ta võib küll korraks müüki mõjutada, et näiteks esitlusel või ostetakse suurem kogus ja siis see on, aga ta on siiski üks raamat, et selles mõttes, kui sa teed piisavalt osavalt uudiskirja, sa suudad seal tegelikult mitu sõnumit korraga edasi anda, et mul oli siin näide, et meil oli 3 sõnumit, tavaliselt me 3 sõnumit ikkagi pealkirja ei pane, me püüame 1-2 sõnumiga hakkama saada, aga kui see on hästi sõnastatud ja hästi sihitud, võib sellest väga tugev mõju olla. No need Äripäevad ja teised väljaanded ju panevad mitu pealkirja ühte kirja, et keeravad natuke kokku ja kollasemaks ja siis avavad, mis kole. Jah, ma loodan, et siin ei ole Äripäeva esindajaid, aga lihtsalt nagu võib-olla Äripäev teeb natuke liiga palju neid uudiskirjasid, iga päev just, et see on ka see, et sa nagu kuskil hetkel tekib küllastumus ja see on, igal firmal on oma müügiloogika, Äripäeva müügiloogika ongi üpris agressiivne, et see ei puuduta ainult uudiskirjasid, vaid ka kõiki muud müüke, et me ilmselt kõik oleme päris suurtes koguses kõnesid saanud Äripäevalt eripakkumistega,
aga uudiskirja puhul ma ei ole kunagi nendega uudiskirjadest rääkinud. Me tegime Best Salesiga aasta lõpul nende uudiskirjas testi, et me regulaarselt olime 2 kuud aasta lõpul oma ärikliendi pakkumistega neil uudiskirjas sees, sellest ei olnud praktiliselt üldse kasu, et müüki sealt ei tulnud, et no võib-olla see oleks neil natuke koht, kus asju ümber mõelda, aga võib-olla on see loogika nagu mingi ehitatud üles teisiti, et need ka alati ju igapäevastes uudiskirjas annavad uudiseid, et võib-olla müük ei olegi seal kõige olulisem, et seda peame siis nende käest küsima. aga teie kirjad ei ole mitte uudiskirjad, vaid teie kirjad on müügikirjad. Meie kirjad on, me ikkagi rõhutame seda sisu poolt, miks oli see, et ma näitasin kõiki neid sündmusi, mis me loomulikult, iga äriettevõte tegeleb müügiga, aga meie lugeja ootab meilt ikkagi just seda infot raamatute kohta ja no, kaldun korraks teemast kõrvale, aga Facebooki näidet, kui ma Rahvaraamatus tööle läksin, siis ma nägin, et Facebooki postitused olid täiesti üle mõistuse pikad, et kõik ju teavad, et hea Facebooki postitus on pigem lühikene ja terav. Aga meie omad olid nagu romaanid algus, kui ma tööle läksin. Ja mis kõige üllatavam oli see, et väga suur arv inimesi luges, kommenteeris, elas kaasa, ehk et ilmselt see on jälle nagu tootepõhiselt erinevad. Meie inimesed ootavadki, et meil on väga palju õpetajaid, kes tõesti vaatavad iga kirjaviga ja meil on seda kultuurikihti, kes reaalselt ongi huvitatud sellest, et mis toimub kirjandusmaastikul, et see osakaal on päris suur. Kas meil on üks küsimus veel või saame joone maha tõmmata ja saame panna Timole mikrofoni külge äkki vahepeal? Ja kuni ma räägin natukene varestest tarkust. Oota, ma annan sulle mikrofoni. Timo läheb sealt üle võtta mikrofoni endale. Sa mainisid üllatusi. Mida sa üllatuste all infokirjas silmas pead? Kas sa natuke täpsustaksid seda? No suures plaanis üllatused ongi need sündmused, mida me korraldame. Et näiteks see, et kui me lähme Arvamusfestivalis, me ütleme, et aga meie peaesineja on seal Marju Lauristin või Mart Laar. Et just, et nagu sisu üllatusi, et pakkuda, me ka sageli otsime välja tsitaate, mis on tegelikult nagu ei ole võib-olla nii suur üllatus, aga selliseid siis nädalaraamatud sageli on meil just sellised, mida inimene võib-olla ei oska oodata, et need ilmuvad või et just seda ootamatuse momenti. Samamoodi näiteks, kui meil oli see Rahvaraamatu värava avamine lennujaamas, et seda me nagu rääkisime, et me tegeleme kultuuriga, et meil nagu Sofi Oksanen tuleb, et pigem üritame teha asju, mida võib-olla lihtsalt raamatupoest ei ootaks teha, et ta tegeleb nii-öelda oma, laias plaanis on see ikkagi oma sisu tootmine või oma ürituste korraldamine, mis tegelikult kokkuvõttes taandub oma sisu tootmisele, see, kuidas sellest kirjutad, kuidas kajastad seda, ja vahest me ikkagi loomulikult pakume ka hinnaüllatusi. Et ei taha selle lisa rõhuda, aga eks see ole nagu müügi loomulik osa. Kuule, aga aitäh sulle. Aitäh. Et ma saan aru, et sa võiksidki rääkima jääda siia. No ma loodan mitte siiski, aga kui on veel küsimusi, et alati võib tulla ja küsida. Et sa jääd päevaks siia veel olen kuni lõunani siin. Kuigi kuulaksin ka sind meeleldi juhta. Aga kuule, astuge siis ligi ja küsige küsimusi, mis teid huvitavad, et tema ehib ennast teiste sulgedega, et teil on oma suled võib-olla mõned siin. Absoluutselt. Et kuidas oma sulgesid siis ehtida. Aga täname sind, sellepärast, et Airi oli meil ka see üllatus esineja, kuna meil oli plaanitud see hoopis EAS-i poolt nii saal kui esineja. Eelmine aasta see täitsa huvitaval kombel läks hästi peale, aga Airi siis tuli vastu ja aitas meid üllatuvalt ära. No ma loodan, et EAS ei olnud, et oli võib-olla sama palju kasu kui EAS-ist oleks olnud. Võib-olla isegi rohkem. Aitäh sulle, aplaus! Aga aitäh teile!